Tead, mul ei ole isegi piinlik seda öelda, aga ma armastan Maximat. Ma tean, paljudele nagu ei meeldi, aga minu meelest suva mingi Selver, suva mingi Rimi, Maxim on ülikõva. Ja nagu neil ei ole kõige parem kaup, aga neil on kõige parem kaubapaigutus. Ja see on ka tähtis. Käisin mingi hilja õhtul üks päev Maximas ja siis seal oli niuke riiul, nagu kus riiuli alguses olid krõpsud, on ju. Just tavaliselt mingi Leis, Estrella ja siis kõrval olid Lotte krõpsud, millele on nagu joonistatud koera pilt. Ja siis seal kõrval oli koera toit. Ma mõtlen, kurat, see on nagu liiga sujuv üleminek, vaata. See on nagu ohtlik isegi. Ma mõtlen, hilja õhtul mingid mälustüübid tulevad poodi, vaata, krõpsu ostma. Pärast lähevad peole tagasi, küsitakse, krõpsu tõided on, jaa, pedigriid. Krõbistad seal neid, vaata. Kurat, need krõpsud panevad karva läikima ikka. Sest see on nagu liiga sujuv üleminek, vaata. See oleks sama, kui sul oleks mingi riiul, kus sul alguses on hügieenisidemed, siis tampoonid ja siis miniviinerid. Ja sa ei märka, mis sa kiiruga kaasa võtad, vaata. Rahulikult koju ära paned sisse. Jube veider tunne, vaata. Võtad välja. Vinku. Ketchup ka peal. Peate taastuma veidi, jah, sellest. Siis mul eelmine nädal juhtus nagu selline asi ka, et vaata, me teeme hästi palju nagu open mic üritusi, on ju, ja siis pärast ühte open mic'i ma kõndisin läbi Kalamaja koju, on ju. Ja nagu ma ütlen kohe ära, ma ei taha nagu uhkeldada siin. Ma ütlen kohe ära, ma ei ela Kalamajas. Ma koju minnes kõnnin läbi Kalamaja. Ma kõnnin läbi Kalamaja ja pikalt edasi. Ma kõnnin nii kaua edasi, kuni saan nuga. Ja siis vasakule. See on see tõeline Põhja-Tallinn. Aga ma just parasjagu olin nagu Kalamajas, ma kõndisin ühel tänaval, kõndisin nagu ühest aiast mööda, on ju, ja see oli niuke kõrge aed ja seal oli hekk ka ees, ehk siis nagu ma ei näinud, mis seal aias sees toimub, aga ma kuulsin ülivaljult, kuidas üks tüüp lihtsalt räuskas mingi, kurat, sa oled idioot! Sinu pärast ma pidin 7 päeva põõsas elama, et sina saaks oma võlad makstud! Ja ma mõtlesin, et nagu kodu võib oodata, ma tahan teada, mis siin toimub. Ma jään kuulama. Ja nii palju, kui ma nagu pildi kokku panin, oli see, et tüüp rääkis telefonis oma naisega. Või ilmselt eks-naisega. Tundus, et väga tulevikku pole selle vestluse põhjale. Aga lihtsalt räuskas telefoni, ütles mingi, et sinu pärast ma olin 7 päeva põõsas ja nüüd sa arvad, et ma tulen sulle appi või? Mis sa arvad, ma olen sul mingi Fred või? Mina ei ole Fred, mina olen Janar. Need käib putsi. Mis on väga niuke Eesti superkangelase vibe, vaata. Mäletad viimases Batmani filmis, kus Batman peksis mingi päti kambale aial ja see tüüp, kelle ta päästis, oli mingi Who are you? Batman ütles, I'm vengeance. Aga Eesti superkangelane ütleks, et ma olen Janar! Et käi putsi! Ja see on okei, chill, sa oled Janar, Jesus Christ. Miks ma putsi pean minema? Rahu. Ja seal oli lihtsalt nii palju kulda, vaata, et ma ei jõua isegi kõike teile edasi anda, aga üks mu lemmikkoht oli ka, vaata, kus nagu tüüp rääkis mingi, ise olid hostelis samal ajal, jah? Ise olid hostelis, ma oleks tahtnud ka hostelis olla, palju mõnusam kui põõsas, aga mind sa ei lasknud sinna. Ja tead mis? Ma olin isegi nõus vabandama selle mis iganes asja eest, mida ma ei teinud. Ja vaata, ma ei ole kunagi ise nädal aega põõsas elanud, on. Aga tolle kohaga ma suutsin samastuda. Vaata, ma arvan, iga suhtes olnud mees suudab samastuda selle hetkega, et nagu, okei, kodurahu huvides ma olen nõus vabandama, aga tegelikult ma isegi ei tea, mille eest, vaat. Mul pole aimugi, mis see seekord võis olla. Sest vaata, kui sa oled nagu mees suhtes, sa oled lihtsalt nagu select all ja click sorry. Paneme kõige eest juba siis, mõistatan, saab kiiremini tehtud. Ja ma oleks nagu öö otsa olnud seal aia taga kuulanud, aga ma pidin mingi hetk koju minema. Tahtsin poest ka läbi jõuda veel enne. Pidin Maximas käima.
mis on nagu fenomenaalne pood tegelikult. Sa pead au andma neile seal, kus nad on selle välja teeninud. Sest näiteks Maximas on kahtlemata kõige parem iseteeninduskassa Eesti Vabariigis. Sest seal on niuke kassa, kus sa saad ilmselgelt kaardiga maksta, sularahas ka, aga mitte ainult kupüüriga, mitte mündiga, sa saad isegi sentides maksta. Isegi nende väikeste punastega, vaata. Mõtle, kui lahe see on, sa võid minna Maximasse, osta paki piima ja siis hakata lihtsalt 1 sendiseid laduma. Piim läheb halvaks enne, kui makstud saad. Ja see on ülikõva, sest mida sa muidu teed sentidega, mul on mingi terve koti täis neid punaseid sente kogunenud ja midagi ei ole teha nendega, vaata, sest keegi ei taha ju sente. See on nii mõttetu rahavik. Mõtle, keegi ütleks sulle, et sa võitsid 10 000 eurot sentides. No see on sama, keegi ütleks sulle, et hei, sulle pärandati maja Põlvas. Pole see, mis ma lootsin, on ju. Nii et see on ülikõva, et Maximal on see kassa, kus saab sendid ka ära kasutada. Ma mõtlesingi, et ma lähen sinna, ostan asju, kasutan kõik sendid ära. Läksin oma ostukorviga sinna. Ja ma tean, alati kõik ütlevad, et teistes poodides on tegelikult ka sellised kassad. Ja ma tean, et teistel poodidel on ka need iseteeninduskassad ja alad. Aga vaata, vahe on selles, et Maxima oma on lõbus. Sinna on alati tore minna. See on sa läheks kasiinosse. Alati igal pool mingid tuled vilguvad. Keegi on masina lühisesse ajanud, vaat. Sest see punane lipuke põleb. Ja alati on mingi tüüp, kes proovib mingi 10. korda kapsast skännida. Ja järjekord on alati ülipikka ja kõik on nii vihased selle tüübi peale. Keegi karjub mingid. Sa pead kaaluma seda! Ja see tüüp on nii stressis, ta kaalub enesetappu. Ja siis ma läksin sinna kassa juurde, mul oli ostukorv kaasas, asju täis, hakkasin skännima. Skännin kõik tooted ära, viimane asi, mis skännid jäi, oli üks kassitoit, aga sellel oli hinnasilt triipkoodi peale kleebitud. Ehk siis ma ei saanud seda skännida. Ma otsin mingeid numbreid, mida sisestada, seal ei ole midagi. Ma otsin mingi menüüdest, kas seal on kuskil, ei leia, vaata. Ma vaatan mingi alammenüüsid läbi, läksin tehase sätetesse juba. Ei leia! Ja järjekord ülipikk, vaata, läheb aina pikemaks, kõik põrnitsevad mind vihaselt, on ju. Ma ei leia seda kassitoitu ja ma vajutan, ma ei tea, mis nuppe seal juba, ja üks hetk tuli lihtsalt error ekraanile ette. Ehk siis ma ei saanud enam midagi teha. Ja kuna järjekord on ülipikk, inimesed ülikettas, siis ma sain aru, et ma olen nüüd jõudnud eluga sinna punkti, kus mina olen see tüüp, kes peab Maxima iseteeninduskassas vajutama seda nuppu, et mul on abi vaja. Ja mul käsi värises, ma ütlen, vajutasin seda nupukest, see lipp läheb põlema. Ja muidugi kõik vaatavad ka kohe mingi. Ja sa oled seal jah, mina olen sitakott, jah. Tore oleks, kui keegi aitaks välja praegu. Ja muidugi see töötaja, kes too hetk oli Maxima selle kassade ala eest vastutav, oli mingi 12-aastane prillidega vene tüdruk. Ehk siis ma nägin hirmu tolle lapse silmades, et ta peab selle olukorraga tegelema. Vaat. Ta lihtsalt kõnnib mu poole niimoodi, vaatab otsa, probleem. Ja ma näitasin kassitoitu, ütlesin, triipkood. Ja selle aktsendiga ka. Sest oma peas ma mõtlesin, ma ütlen triipkood, ta ei saa aru, aga ma ütlen triipkood. Ta on конечно. Ma küsisin talle, kuule, et siin on väike jama, et saad sa selle kassitoidu äkki ise käsitsi sisestada või saad sa selle mingi errori siit eest ära võtta, et inimesed ootavad, et saad sa aidata mind, sest on ma proovin, hakkab ise vajutama seal ekraani peal mingeid asju, on ju. Ma vaatan, erroreid tuli ainult juurde. Lataki. Ma vaatan taga, järjekord on veel pikemaks läinud, vaatan ekraani peale, surnu pealuu on ees juba see. Ja ma hakkasin paanikasse minema, ma mõtlesin, kurat küll, inimesed on jumala kettas praegu, ma on nii kaua siin olnud, meid lintšitakse ära siin Maximas. Sa ju töötad siin, saad sa selle errori maha, saad sa selle kassitoidu, oskad sa midagi teha. Ja ta oskas tõesti, hakkas nutma. See 12-aastane tüdruk lihtsalt murdus, ütles, mina ju ei tea. Ja mul oli nii häbi enda üle. Ma mõtlesin, kurat, muidugi sa ei tea. Sa oled laps. Sa ei peagi teadma, sa ei peaks siin töötama isegi, mine koju. Mängi vendade õdedega, mine koju, kurat. Viskasin kassitoidu ära, ütlesin, pohhui, püüa piiri.
me ei pea kannatama selle pärast praegu. Ja siis ta nagu seal nuttes mingi lõpuks, ta sai need errorid eest ära, läks nuttes minema ja nagu terve järjekord on ka ilmselgelt ju vaadanud, mis toimub, Ehk siis nad nägid, et need errorid kadusid ekraani pealt ära. Ekraan oli nüüd puhas. Terve järjekord hingas niimoodi kergendatud. Nad olid nagu, jumal tänatud. Nüüd ta saab lõpuks maksta. Ma nagu, jaa. Nüüd ma saan hakata maksma. Ja siis see sendikott tuleb välja. Terve järjekord lihtsalt jopt või matt. See oli nagu Kaja peaaegu isegi. Matt. Ma nägin ühte keskealist meest ka, lihtsalt lasi poe korvi lahti, ütles pohhui. Aga ma ei tea, mina sain nagu sentidest lahti, nii et minu jaoks oli nagu produktiivne päev. Soovitan teil ka proovida järgi. Kuulge, aga ma olin Ardo Asperg, aitäh teile!